Võrreldes nüüd mitmete teiste kohtadega, kus pole veel algust tehtud, on siin majas täiesti töö käimas. Mis täna loodetakse ära teha? No üks suur töö on, et ma ei tea, kui pikka aega, võib-olla aastakümneid ei ole siin aknaid pestud. Siin olid ka suisa kiled ees, vist külmakaitseks. Ja nüüd need kiled on juba varem maha võetud ja nüüd siis võtame aknaid alla ja peseme neid. Ja siis koristame ümbrust, parandame lage. Ümbruse koristamisel on siis, et harvendame hekke ja võtame natuke ka puid maha. Tööd jagub kõvasti? No parasjagu. No seda ruumi teadsid väga paljud pikka aega kui ühte sellist tõsist arvestatavat spordisaali. Nüüd on siin kirik jälle tagasi. Kas siin tööd tegemas täna on koguduse rahvas või on ka teisi huvilisi tulnud või tulemas veel? Ma arvan, et umbes pooleks isegi. Ma arvan, et 1/3 on tudengeid. Et see on nagu päris tore, et peale väsitavat volbrit on noored välja tulnud ja on koguduse rahvast ja abilisi ja sõpru ja päris ka niisugust, kes ei olegi, lihtsalt on kuskilt lugenud ja teada saanud, et nüüd asi toimub ja on kohale tulnud. Mis tunne on tulla kirikuga tagasi majja, mis on pikka aega selliseks kehakultuuri templiks olnud? Kas need jooned siit põrandalt kaovad varsti ära või jääbki see nii? Siin on see SEB panga reklaam ka, et me vahepeal juba mõtlesime, et kui see nende reklaam on, et siis peaks küsima mingisugust raha nende käest, aga ei. Tähendab, see põrand on tegelikult siin üks viimaseid investeeringuid, et muidu ikka lagunes see täiega, nii et kui me selle maja möödunud aasta augustis ka võtmed kätte lõpuks saime, siis oli niimoodi, et olid vihmasemad ilmad, siis siin ikkagi põrand lainetas. Ja kõik kommunikatsioonid tulid läbi selle juurdeehituse ja päris niisugune nõukogude aega meenutav süsteem, et siis küte tuli nagu kõrvalhoonest, torude kaudu kõigepealt läks lae alla, mis on täiesti soojustamata ja siis tuli alles siia ruumi, nii et alati oli see probleem, et siin oli nagu hästi külm, aga kõrvalhoone oli kogu aeg üle köetud, aga me oleme siin juba mõnda aega niisuguseid pühade teenistusi pidanud. Võib ka öelda, et ta nagu kiriklikus mõttes on praegu ikkagi pühitsemata ruum või taas pühitsemata. Et see kõik, mis me teeme, et see on ajutine, et me loodame ikka selle kiriku ükskord üles ehitada, aga me tahame ka nüüd, et soojemal ajal saaks siin pühapäevaseid teenistusi pidada ja saaks see hoone nagu Tartu linna inimesele tuttavamaks ja siis, et tänase päevaga me jõuame siin hulga asju ära teha, mis aitavad kaasa ja ma tean, et ka 22. või 3. mail on siin suur Eesti laulupeo üritus. Nii et siis on siia tulemas hulga rahvast ja palju muusikat ja me omalt poolt siis ka aitame kaasa, et see võiks olla mõnusamates tingimustes, sellistes, mis antud olukorras võimalik on.